Tere! Mul on avatud Chatila otsinguvaade ja olen teinud otsingu, leidnud endale sobiva satelliidipildi. Selle vaatamiseks vajutan eelvaate nupule. Ja kuna ma tahan seda satelliidipilti ise kujundada, siis vasakul vajutan kujunda ise nupule. Nüüd algvaates on see satelliidipilt kujundamise moodulis üsna pime. Seega lisame juurde heledust. Sedasi tunde järgi. Panen korra kujundamise moodulit kinni, samale nupule vajutades ja hakkan nüüd otsima mingit piirkonda, mis mind parasjagu huvitab. Ja vasakul on hübriidnupp. Lülitan selle sisse, ilmuvad nähtavale linnad, suuremad ja väiksemad teed. Ja otsin üles selle piirkonna, mis mind parasjagu huvitab. Uurin natukene Nursipalu harjutusväljaku piirkonda. Nii, ma tahaksin teha sellest alast ühe valevärvi pildi. Ma võtan hübriidkihi korra välja, et siis ma näen selgemini natukene ja ma panen selle kujundamise mooduli uuesti sisse. Vaatame, kuidas see kujundamine siin õigupoolest käib. Me näeme siin 3 erinevat kanalit. Esimeses punane, teises roheline, 3. sinine. Need on valguse 3 põhivärvi. Ja sellises värvide kombinatsioonis pilti nimetatakse ka RGB pildiks. Nimi tuleneb ingliskeelsetest vastetest värvidele punane, roheline, sinine ehk tõlkes red, green, blue, RGB. Nüüd, kui ma ekraanil väga sisse suurendan, muutub pilt udusemaks. Ja mingil hetkel ongi näha ainult täpikesed. Ja me näeme nagu selliseid värvikogusid ja need värvikogud moodustuvad nendest täpikestest või pikslitest, mis on kindla suurusega. Ja igas pikslis võib olla erinev kogus punast, rohelist, sinist. Ja olenevalt sellest, kui palju mingil pikslil mõnd värvi rohkem on, vastavat tooni me siin ka näeme. Kuidas siis valevärvipildi loomine käib? Kuidas me kujundame seda satelliidipilti siin? Meil on võimalik nii-öelda traditsioonilise RGB pildi asemel proovida siin teisi kanalite lahendusi ja katsetada erinevaid parameetreid. Teeme ühe näite. Kuvame punases kanalis rohelise valguse intensiivsust. Kuvame rohelises kanalis punase valguse intensiivsust ja 3. kanalina valin lähiinfrapuna, mis toob nähtavale informatsiooni, mis muidu inimsilmale jääb nähtamatuks. Nüüd samad kanalid paistavad kujundamismooduli allosas selliste liuguritena, sellised parameetrid, mida meil on võimalik muuta. Korrigeerides esimest kanalit, mõjutan esimese, kus meil on määratud roheline, selle kuvamist. Ja korrigeerides teist kanalit, mõjutan vastavalt seda, mida määrasime punaseks. Ja 3. kanaliga samamoodi. Ehk siis need skaalad, liugurid, mida me saame siin liigutada, nad võimaldavad meil kas vähendada või intensiivistada kuvatavaid värve. Ja moodustubki meil selline valevärvipilt. Nüüd selleks, et me saaksime vaadelda muutust ajas, näiteks 2 satelliidipilti võrrelda, mis on hooaja mõttes tehtud
samal ajal, aga näiteks erinevatel aastatel. Ma panen korra kujundamise mooduli samast nupust kinni ja otsin ühe varasema satelliidi pildi ja lähen võimalikult kaugele aastasse 2015. Nüüd siin kalendri vaates on võimalik meil näha, millised on olemasolevad valikud. Kuna iga päev satelliit tabab erineva osa Eestist, siis võrdluseks me peame leidma just sellise pildi, kus meie huviala on jäädvustatud. Me näeme, et selleks sobib hästi 3. oktoober 2015. Ehk siis meil on siin 2 kuupäeva tekkinud ja sellest nurksulgudega nupust on meil võimalik, kui me sellele pidevalt vajutame, näha, milline on toimunud muudatus. Ja antud juhul me näeme, et kui 2015. aastal oli siin ekraani keskmes olev ala ümbritsevast eristamatu metsastunud ala, siis 2022. aastal oktoobris oli moodustunud juba ümbritsevast alast selgete piiridega tekkinud lageala. Siin keskkonnas on palju huvitavaid funktsionaalsusi peidus. Kui te vajutate vasakul olevat küsimärgi nuppu, siis näete, mida mõni nupp siin teeb. Näiteks, millised maskid on siin saadaval, millised abikihid on siin kõik saadaval. Julgustan teid katsetama kõiki neid olemasolevaid nuppe. Ja kõik need toimingud, mida praeguse hetkeni olen teinud, ehk siis sissesuurendus sellele objektile, mis parasjagu huvi pakub, siis tehtud kujunduse seadistus ja ka valitud võrreldavad pildid. Kogu see informatsioon on talletunud aadressiribale ja selle väljakutse raames soovimegi, et saadaksite selle aadressi meile. Toredat avastamist teile!